Teine teema on see, et kuidas muuta inimene meriseaks. Jah, kõigepealt meriseaks ja siis ära tappa. No, see on lõbusam. Ega merisea tapmine ei ole nagu eriti, see on nagu kass, koer võib-olla. Ja siin on sedasi, et kui muudad nagu selle geeniteraapiaga inimesega, et meriseaks, et siis saad välja hakata töötama arstimeid, et mida muidu on kõige parem katsetada inimestel. Aga siis saad nende inimesi, ütleme, meriseaks muudetud inimeste peal saad hakata katsetama neid ravimeid. Inimeste peal katsetada ei tohi, ja kui sa moonutad inimese, meriseaks, paned nagu spelli peale nagu multifilmis. Harry Potter paneb geeni peale ja muutub seaks, meriseaks. Ja siis on juba lihtne katsetada ja meditsiin areneb. Siis on jälle halal, et siis võid jälle katsetada. Ja. Pidurid on maha võetud teadusel, see on hea. Et näiteks sellega saavutatakse see, et kuna ühelgi loomal pole ju inimese biokeemiat, et siis ei saa kunagi kindel olla, et ravim, mis mõjub loomale, aitaks ka meid. See tähendab sedasi, et kui nagu on inimene, kes on geeniteraapiaga muudetud meriseaks, ja tal on juba inimese biokeemia, siis saab tema peal katsetada neid ravimeid, et mis nagu aitaks. Ja tuleb hästi välja kogu see eksperiment. Ja, nii et no vägev. Lihtsad lahendused.